Mina olen saatejuht Rita Rätsep. Kui me ütleme sõna psühhopaat, siis kerkib silme ette selline kujutlus külmaverelisest sarimõrvarist või petturist või mõnest võimunäljas juhist. Ja tegelikult eks statistika ja meedia kõik toetab ka sellist kuvandit ja kriminaalpopulatsioonis skoorivad ka siiski mehed psühhopaatia mõõdikutes märkimisväärselt kõrgemalt kui naised. Aga täna me räägime siiski hoopis tumedad tegelased ehk siis psühhopaadid, narsissistid ja sotsiopaadid ja just nimelt naistest. Ja stuudios on psühholoog ja terapeut Ülli Kukumägi. Tere, Ülli! Tere, Rita! Ma alustaks võib-olla sellest, et sa oled kirjutanud ühe sellise raamatu nagu Tumedad tegelased meie keskel. Ja. Ja see tuli eelmine aasta välja, jah? 2025, keegi kuulab meid võib-olla 10 aasta pärast. 2025 lõpus, jah. Ja see raamat käsitlebki nartsissiste, sotsiopaate, psühhopaate ja kuidas nad siis oma ohvreid kas siis teadlikult või alateadlikult võrku meelitavad. Aga tänases saates me just arutamegi, nagu ma eelpool ütlesin, naistest kui tumedatest tegelastest või selliste tumedate isiksuse joontega naistest. Et kuidas nad siis suhetes, siis partnerlussuhetes, tööalastes suhetes, kus iganes avalduvad ja miks see teema tegelikult on keerulisem, kui me räägiksime meestest? Jah, see on selles mõttes väga huvitav, et naisi nagu alahinnatakse. Eks seal on kindlasti niisugused arusaamad, mis näiteks nende kasuks mängivad, et naised on ikkagi emad ja nõrgemad ja neid peaks nagu toetama ja üldse ja elukandjad. Aga tegelikult, kui me vaatame, siis nende teod on alati tundvalt julmemad, ma ütleksin. Ja miks? Sellepärast, et nende taktikad on tunduvalt kalkuleeritumad, et me räägime küll, et et sotsiopaat võib-olla ja psühhopaatist erineb siis selle poolest, et psühhopaat kalkuleerib seal nagu rohkem ja külmaverelisemalt. Aga naiste puhul on see, et ma ütleksin, et kui vaadata nende käitumist, siis nad väga täpselt ja väga pikaajaliselt võivad ette planeerida. Ja naised kasutavad niisugused nagu usalduse tekitamist. Ja võt see on nagu see just, et see usaldus, ehk siis mis on nagu näiliselt siukene empaatiline ja tead siuke, ma saan aru sinust ja sa tibuke vaeseke. Võt see on nagu see, et mille läbi nad tegelikult seda teesklevad esiteks. Neil on arvatakse, kuigi ma arvan, et neil puudub, et neil on null empaatia, nagu üldse, kui me räägime nagu sellisest tumedast triadist. Aga arvatakse, et tal on kognitiivne empaatia olemas. Ehk siis, ja naised on tunduvalt paremad teesklejad alati ja nüüd kasutavadki just seda, et nad nagu tekitavad selle usaldussuhte, läbi selle imevad nii-öelda tohutult palju informatsiooni ja nüüd hakkavad seda informatsiooni julmalt kasutama ohvri vastu nii-öeldes enda eesmärkide saavutamiseks. Ja nad teevad seda muuseas alati teadlikult, nii nagu ka kõik psühhopaadid, sotsiopaadid ja nartsissistid ja muuseas seal ei ole võimalik tõmmata täpselt joont, kui me vaatame psühhiaatrilisest vaatenurgast. Naistel on ka näiteks see, et väga sageli naispsühhopaatidel esineb see bipolaarne häire seal juures, kuigi see skisoidne käitumine on ka kõikidele neile tavaliselt niisugune omane ja naistega võib-olla just ongi, et me ei eelda, et naised võiksid olla nii julmad. Võt see on nagu see põhiline trikk, mida nad teevad. Ja nad alati, või ütleme, mitte alati, aga enamasti kasutavad niisuguse pseudo-ohvri strateegiat. Ehk siis see tähendab seda, et mina vaesekene nüüd siin, kogu maailm on minu vastu, vaadake, mis nad minuga tegid. Ja lisaks on nagu see, et nad oskavad päris hästi kaasata niisugust nagu sotsiaalseid gruppe, vaata. Ehk siis, et tal on olemas mingisugused toetajad, ehk siis mina vaene ohver, tulete nüüd kõik mulle appi, nii nüüd see aitab, teine aitab, kõik tormavad päästma seda vahest õnnetukest, eks ju. Ja samaaegselt on see, et ta kasutabki neid samu, kes tulevad appi musta töö tegijatena. Seal hakkabki nagu just see vahe, eks ole, et tal on alati olemas nagu õigustus, mina poleks niimoodi tahtnud, nemad ju, eks ju.
ja selles mõttes see on jah niisugune nagu väga karm ja ma ütleks niimoodi, et ka oma töös, mis ma olen inimesi ikka väga pikalt nõustanud, et noh, ütleme, kui on niisugused raskemad case'id, siis 10-st ikkagi 9, kes satuvad minu juurde ja juba otsivad kuskilt kanalitest mind üles, on ikkagi olnud nagu otseses kontaktis taoliste isikutega, aga meesohvrid on tunduvalt viletsamas olukorras, kuni enesetappudeni viidud. Sest vaata, naisohvrite puhul on just see, eks ole, et nendele, tal on nagu mingisugune võrgustik tavaliselt, et kõik lähevad appi, aga meeste puhul on just see, et mina mees pean siin olema tugev ja noh, meil on niisugune eeldus juba, eks ju, sa küsid ka selle 5-6-aastase käest, eks ole, poisi käest, kas poisid peavad nutta, ei või, eks me oleme tugevad. Ja nüüd ongi see, et ta lihtsalt elab nagu seda nii õudsalt läbi ja meeste puhul, näiteks meesohvrite puhul, neil on hästi levinud näiteks südamehaiguste teke. Siis täpselt samamoodi näiteks see sama alla neelamine, miks on nagu nendel hästi tavapärane see, et tekivad nagu kurgus, noh nagu kurguhaigused erinevad, sest ta kogu aeg nagu pressib seda alla. Ja meeste puhul, noh tavaliselt, noh ütleme, õnneks nüüd on küll hakanud ka kohtusüsteem teisiti vaatama, aga tavaline on ju see, et võetakse ära lapsed, kasutatakse neid lapsi tohutult niisuguse manipulatsiooni vahendina, lõigatakse nad ära ka nende enda vanematest näiteks, eks ju, ehk siis, et vot Peeter on meil siin nüüd nii paha olnud minu vastu, nii edasi, levitatakse tohutult seda mainekahjustus on see, millega naispsühhopaadid tegelevad, ütleme koolikiusamise puhul näiteks, ütleme kas või see sama sotsiaalmeedia, sama asi muuseas ka töökohtades, eks ju. Või siis see näiteks, et grupist tõrjumine, mis on nagu kõige hullem, sest see on meil otseselt surmahirmuga seotud. Ehk siis naised, nad on tunduvalt peenemad, tunduvalt külmaverelisemad, seda näitavad ka teadusuuringud ja nad kasutavad muuseas ka oma lapsi väga julmalt lihtsalt ära. Sest nii nagu kõik psühhopaadid, vaata, nad kasutavad, nad võtavadki inimesi nii-öelda siis nagu asjadena, ehk siis kui sina oled minu laps, siis sina teenid minu huve. Mind ei huvita see, kas sa tahad näiteks, ma ei tea, oma isaga läbi käia või mitte. Vot mina nüüd kasutan sind selleks, et saada raha. Aga samas jälle, kui sul on mingid probleemid, siis sa oled selles ise, sa oled nagu üksinda selles. Et selles mõttes, võt ka selles samas raamatus on ära toodud üks kiri, mida kunagi mulle üks naisohver kirjutas oma ema kohta, kuidas siis see ema oli nagu särav, karismaatiline, kõik arvas, oi ta on nii tore, nii armas inimene, parim töötaja ja tegelikult missugune mäng seal taga kõik käis oma laste suhtes ja oma lähedaste. Nii et jah, võt, kui meespsühhopaat tavaliselt võiks öelda, ta ei murra nagu lähedasi koheselt, vaid ta nagu, noh ütleme näiteks tal on näiteks lapsed, mingi laps on tema jaoks siis see iidol, no näiteks meeste puhul tütar näiteks on tal niuke iidol, emad on nende jaoks näiteks väga sageli iidolid, siis naiste puhul on see just ja, et nad lähevad oma lähedastele täiesti julmalt kallale. Ja seal on ka see, et noh, tavaline ongi, et ta nagu oskab väga osavalt siis periooditi olla nagu siuke, no nagu nii nunnu, et sa mõtled, no näed, eks ju. Nad tekitavad süütunnet ja kõige hullem nad võtavad ära usu endasse. Võt see on see, mis on hästi tavaline meesohvrite puhul, et nad tekitatakse nagu emotsionaalne sõltuvus, see naine tekitab, eks ole, temast. Ja nüüd see sama emotsionaalne sõltuvus ongi, et kui tekitades tunnet, et kui teda ei eksisteeri minu kõrval, siis ma ei olegi mitte midagi väärt. Et kõik see, mida, no see on ka üldisemalt, ütleme psühhopaatide puhul, aga noh, naised oskavad seda eriti peenelt kasutada, ehk siis sa oled null ilma minuta, kõik, mis sa mulle oled teinud, kõik, mida sa oled tegemata jätnud, kõik, mis toimub minu elust, on tänu selle, et sina oled siuke põrsas olnud ja võt, see on nagu siukene ja naised on väga osavad ja nii et tegelikult on mehed ka. On. Et see on kahesuunaline, aga täna me võtsime, kuna me oleme varem teinud saate nartsissismist ja nartsissistidest ja ka psühhopaatidest eraldi, et me oleme kaardistanud, et kui meie kuulaja soovib, siis saab arhiivist vaadata varasemaid saateid just sellel teemal, kus me rääkisime nagu üldisemalt nendest ja ikkagi noh, valdavalt on ju ikkagi räägitakse meesterahvastes selles ja kõik, mis sa rääkisid tegelikult praegu selle naisterahva kohta kehtib samasuguse isiksuse joontega meeste kohta ka, täpselt samamoodi. Jah, ainult, et vaata, seal on see üks vahe, et mehed näiteks demonstreerivad omast egomaaniat. Nemad nagu teevad seda avalikumalt, aga naiste puhul ja mehed harva etendavad vaata pseudoohvrit.
no vahest nad ikkagi seda teevad, eriti nartsissistid, eks, ja just. Valgekraaliste puhul me seda näeme päris hästi. Aga samas jälle just nimelt, et see mõte ongi nagu ka see, et me ei eelda naistelt sellist käitumist. Absoluutselt. Meeste puhul on see nagu isegi nagu, osad ongi sellised. Jah, mačod. Jah, just nimelt. Eks siis see on nagu üks osa. Aga tegelikult see on, et naised, sest naised, vaata, kui me vaatame, ausalt öeldes on oma olemuselt, ma arvan, tugevamad. Ma ei mõtle mitte naispsühhopaadid, vaid naised üldse. Sest inimesed on inimesed, et me ei saa rääkida, et nüüd on üks sugu, teine sugu, vaid kõik on eelkõige inimesed, eks ju. Ja lihtsalt nagu meeste puhul on võib-olla ka küsimus selles, et alati, kui me vaatame psühhopaatiat näiteks, et me ei saa, kui me vaatame näiteks vanglapopulatsiooni, siis neid on seal kuskil 25% ainult. Sest erinevatel põhjustel inimesed satuvad sellele teele, et kõik tahavad elada, erinevad eluteed, erinevad keskkonnad, nii edasi. Aga ma arvan, küsimus on nagu pigem võib-olla selles, et naised küll oskavad vähem oma sükest draamat ja sükest impulsiivsust kontrollida. Aga nende puhul nagu eeldatakse, et ta on lihtsalt süke impulsiivne, sest et ta mängib seda, et mis ma teha saan, ma olen selline tohutult niisugune elav, niisugune energiline, kohe ütlen välja, eks ole. Aga tegelikult seal küsimus, võta Adrian Rein on üks niisugune neurokriminoloog, neil on neurokriminoloogia labor, ma arvan, ta on üks pikemaajalisem teaduslikult uurinud psühhopaatiat, vaata, neil on see labor on, ma ei tea, nüüd juba vist 40 aastat, eks ju. Ja Adrian Rein toob välja sellise asja, et küsimus on alati, kui edukas on üldse psühhopaat, nii nais kui mees psühhopaat, sellest, kuidas ta oskab oma impulsiivsust kontrollida. Ja vaata, kui ta oskab seda kontrollida, siis ta on niinimetatud edukas. Sest et kui me eeldame, et psühhopaat on see, et paneb kuskil labidaga kellegile pähe, siis ei ole. Nad alati kõigepealt peavad saama konksu taha ohvrile vaata. Ja võt selles on kindlasti naised peenemad. Sest et kui me vaatame ka, ütleme, kuidas üles kasvavad, siis tavaliselt ongi see tüdrukud on ju nagu gruppides. Poisid liiguvad nagu kampades ka, aga nad ei ole niimoodi. Nad õpivad tüdrukud nagu väga paremini. Eks mul on olnud kunagi, kui ma tegin lastelaagreid, mul on olnud vanuses 6-9 ja ütleme 3 aastaga, seal oli ka üks tüdruk, kellel oli kõik jooned olemas. 3 aastaga, kuidas ta suutis areneda, sa püha müristus päris ausalt, ma ütlen. Ta oli 9-aastasena nagu spets juba. Täiesti spets. Kui 6-sena veel ta mängib nagu, sest näiteks vaata ka Adrian Reini järgi on need 3-aastase aju uurides, me saame ette ennustada, kuivõrd ootlik ta on ühiskonnale 20 aasta pärast. Et see on selles mõttes nagu huvitav. Ja näiteks tüdrukute puhul mängib keskkond, kus ta üles kasvab ja muuseas ka isa roll palju suuremat rolli kui poiste puhul. Poistise keskkond niimoodi nagu nii tugevalt ei mõjuta nende joonte avaldumist. Aga ma arvan, et see põhiline joon näiteks, kui me võtame ja üldse saame rääkida, et kellegil on see tendents olemas, ükskõik nartsissist, sotsiopaat või psühhopaat, on ikkagi see, et nad naudivad sadismi. Võt see on nagu see, kui tuleb sisse, sest empaatia, kui puudub, saad aru, ta võib olla, ta ei taju konteksti, ta käitub natuke valesti, nii edasi. Aga nüüd seda egomaaniat, seda ka jälle Adrian Reini töödest, ta väidab, et 5 ajupiirkonda funktsioneerivad neil teisiti, mis tekitab seda. Nii. Aga tal ei pruugi veel olla seda, sest eks me kõik oleme, me peamegi olema isekad aeg-ajalt, eks ole, kogu see maailm käibki ümber meie. Ellujäämisinstinkt. Just, ellujäämisinstinkt. Aga nüüd ongi küsimus, et sa ei ole võimeline näiteks kedagi alandama teiste eest, mis on üks väga suur ohumärk alati, näiteks seltskonna ees, sest et sa tajud, mida ta võib tajuda. Ja hullem veel, kui sa nüüd seda naudid, see ei ole ainult, kunagi me räägime alati nagu füüsiline vägivald ei ole, emotsionaalne on tunduvalt hullem, sest ta õõnestab ära kogu ohvri eneseteadlikkuse ja usku endasse. See on palju pikemaajalise, saad kolaka ära rahu maa peal, toibud sellest ära, aga see on ka kindlasti väga valus ja nii edasi, ma ei vaidlestu. Aga see, kus sust võetakse ära nagu usk endasse ja lisaks võtta nendele alati kõik need teod on ootamatult ja nüüd tekibki see inglise keeles on hea väljend brain stuck, vaata. Ja seal me jääme kinni ja tekib siuke nagu tardumine ohvril ja see maailm tehaksegi talle selgeks, et
ongi nagu niimoodi, sest et sa oledki mitte midagi väärt ja tänu sulle minu elus juhtuvadki kõik. Ja võt selles on naised kordades osavamad. Võt see on nagu see paha pool. See on see kellegi nagu tühistamine. Tühistamine, absoluutne. Ja noh, naised on osavamad tagarääkijad ja kõik sellise klatšivõrgustiku loomine. Ja mehed panevad tou ära ja rahumajas. Ja naised, ma ütlen, kasutavad väga osavalt sotsiaalmeediat. Ja see maine kahjustus on alati kõige hullem kahjustamise viis, mida võib ühele inimesele öelda. Et no me siin näeme seda küll, eks ole, keegi kuskil ei tea, kus kohas kellegiga midagi tegi, väidab siis keegi sotsiaalmeedias, mis absoluutselt vale on. Ja nüüd ongi, eks ole, kui see ohver näiteks hakkab veel ennast, eriti kui ta on mees, nagu nii, sa olidki selle peal väljas, eks ole, siis kui ohver hakkab ennast õigustama, siis tekibki see arusaam, et kus suitsu seal tuld, nagu nii, ju ta ise ikkagi midagi tegi. Ja noh, võt, mis veel on näiteks see naiste puhul, eks siis vaata, kui ta nüüd on siuke draamakuninkannad on nad nagu alati. Ehk siis ta tõmbab üles selle kräu ja võt, miks pärast see kräu alati nagu toimib, ongi see just, eks ole, et see on väsitav meile. See negatiivne pinge, ehk siis inimesed, kui te vaatad väiksed lapsi ja alates väikestest lastest rääkimata täiskasvanud, kõik püüdlevad niisuguse rahu ja hea enesetunde suunas. Mitte keegi ei viitsi kellegiga tülitseda peale niisuguste tüüpide. Ja nüüd ongi see, et tema jälle omakorda maandab nii-öeldes iseenda, seal on erinevad neurokemikaalid, mis seda tekitavad, see on terve rodu neid. Need on siis nagu pinged tema sees? Jaa, pinged tema sees ja nüüd ta tõmbabki selle üles, et seda nagu maandada. Ja nüüd ta saab selle kaifi kätte nii-öeldes, nüüd on kõik hästi. Nii et saad aru, et sealt tekibki see gaslighting, ehk siis see hämamise efekt, et sa nagu hakkad kahtlema, et no kas ma sain ikka õieti aru või mitte. Ja võt seal ongi, et selle draamaga nad juba lapsest saati nagu tüdrukud väga edukalt seda kasutavad, ehk siis trambin jalgu, nüüd ma seda saan, trambin veel jalgu, seda saan. Ja muuseas näiteks, kui psühhopaat emadele on, ütleme, 2 last näiteks, ja siis ühte ta tavaliselt hakkab nagu eelistama. See saadetakse või no pannaks nagu piedestaalile ja nüüd see teine on nagu tühi koht, mis saab nagu kõik asjad on nagu valesti, kõik asjad on nagu halvasti. Et see on, sest no naispsühhopaagid, ma räägin, no midagi hullemat ei ole tead olemas, kui sa kasvad siukse ema nagu, kes peaks olema sinu nii-öelda see tugipunkt, noh, mitte ainult emad, isad täpselt samamoodi, aga nagu see tugipunkt ja toetus, sest noh, tavaliselt ikkagi ema on vähemalt selle esimese eluaasta, kui laps on väikene nagu lapse jaoks nagu vajalikum, puhtalt juba seepärast, et rinnapiim on vaja anda, eks ole, ja nii edasi, siis kui sul on seal vastas niukene, kes noh, sa oled asi, sa oled nagu nukk, kui tahan, siis ma tegelen suga, kui ma ei taha, siis ma ei tegele sinuga, eks ole, nii edasi. Aga sa tõid välja selle, et noh, keskkond ikkagi mõjutab väga palju meie kujunemist ja võib-olla siis see nagu see nii-öelda see tume triaad või noh, võtame siis psühhopaatia näiteks siit välja, et see ei ole ju ainult sellise noh, kriminaalse käitumise tunnus, et see tegelikult ei, kindlasti mitte. See on selline isiksuse joon, eks ju. Isiksushäire on see. Isiksushäire, just. Ja see on siis täitsa kliiniline diagnoos, jah? Ja seda on, vaata seesama see Robert Jeri järgi on tehtud see psühhopaadi checklist, eks ju, kus mida kasutataksegi näiteks psühhiaatriks nende diagnoosimiseks. Aga noh, õnnetus on nagu see, et seda tavaliselt, ütleme meil vähemalt, kasutatakse nagu noh, kohtuekspertiisid ja sellised, aga iseenesest seda peaks tegema, ma arvan, näiteks kõrgematele ametikohtade isikute määramisel juba, et millised need jooned tal on. Sest no vaata seal ka väga pikka aega arvati, et eks ole, et kui sul on psühhopaat, siis võt tema nüüd juhib sul seda ettevõtet jumala hästi, ei juhi. Sellepärast, et ta vastupidiselt sunnib inimesi lahkuma, kes hakkavad vastu või kes näitavad initsiatiivi üles ja nii edasi. Ja nüüd ongi hästi palju nagu on huvitav. Ma olin seal doktoriõppes juhtimisteadustes. See oli ka mul üks kursusõde, kes tegi siis eraldi doktoritööd 30 ja pluss naisjuhtidest. Ma ei saanud nagu alguses üldse aru, mis kontingent see nüüd siis on, et nagu ikka. Aga jaa, nendel ongi väga palju avaldub praegu. Ja see, noh, see, kas see nüüd on geneetiline, mitte selle üle käivad, eks ole, noh, vaidlused, me ei saa tõestada, aga seda on hästi palju, seesama see Adrian Reini grupp näiteks. Nad üle 20 aasta jälgisid, alates sellest, kui emad olid rasedad, mida nad sõid, mis värveid juuksed, ralala, nii edasi, kus kasvasid ja mis siis nagu toimus nende lastega 20 aasta vältel. Ja teed seda geneetiliselt, et see niimoodi on, ei ole nagu võimalik tõestada.
aga noh, eks meil võetakse võib-olla natuke nii-öelda tavainimestena rohkem seda nartsissist, psühhopaat, sotsiopaat, eks ja triaad siis võetakse rohkem nagu sellise populaarpsühholoogia terminina, eks. Jaa. Aga samas on jah uuritud ju seda geneetikat ja kasvukeskkonda ja sina tõid välja, et naispsühhopaatide sellised tugevamad mõjutajad on tegelikult siis isad, mida poiste puhul on toodud välja külmad emad ja kõik sellised asjad. Et kas seal võib olla see, et näiteks sa mainisid ka ema on ju siin, et et ema võib olla psühhopaatne ja kuidas ta mõjutab siis ühte või teist last on ju, aga kas seal keskkonnas võib olla ka sellist asja, et näiteks ema võib olla empaatiline ja kõik on nagu olnud okei, aga isa on näiteks kas nartsissist või psühhopaat või sotsiopaat või keegi nendest ja tema võtab siis ühe lastest ja läbi lapse maksab kätte siis näiteks emale. Absoluutselt. Ja naised teevad seda kogu aeg. Ja sellest lapsest võib kujuneda tegelikult siis psühhopaatne naisterahvas. Ja, aga tead, vaata, ütleme nii, et käitumismustreid me õpime, eks ju. Nii, selles ma olen absoluutselt suga ühel nõul. Aga küsimus on selles samas, et ta võib olla, ja mul on olnud niisuguseid kliente, kes on üles kasvanud, ma ütleksin, et kui ma kuulan nende lugusid, siis ma lihtsalt tahaks ainult nutta. Seepärast ma ei taha klientidega tööd teha. Aga see on tõesti nagu väga julm olnud, kus nad on tulnud. Aga nad elu sees ei suuda samamoodi käituda teistega. Et üks on olelusvõitlus, et kui mul on vaja osta süüa elementaarselt, ma lähen ja varastan. Aga teine on see, et kui ma peksan kedagi lõbu pärast. Ja vaata, siin ongi see, et näiteks laste puhul on alati üks väga suur ohumärk, kui nad tahtlikult kiusavad, peksavad lõbu saamiseks kedagi. Või näiteks ütleme ka oma mänguasjadega käitumine, mänguloomadega näiteks, loomade piinamised, kõik siuksed asjad, vaata. Sest et sa, ütleme nii, et sa ei ole võimeline võib-olla seal konna niisama naljalt, eks ole, skalpeerima seal, aga nad teevad seda mõnu pärast, vaata. Ja näiteks huvitav on see, et naispsühhopaatidel on kui nad vaatasid, seal on uuringud olemas, mis need ajuuuringud, et nad ei reageeri nii-öelda tavapäraselt julmadele piltidele, näiteks kuidas kedagi on vigastatud, väärkoheldud ja sükst asjad. Ehk siis see 50 Shadows on üks kahtlane asi, kes seda meeldib käia vaatamas, ma ütleksin, et sest vaata, neil on madalam südamerütm, see on hästi tavaline, mis on kõikidel nendel, mis tähendab seda, et nad on võimelised kontrollima paremini situatsiooni ja tal on vaja tugevamat impulssi, et siis seda nii öeldes nagu saada seda seisundit. Ja seepärast ongi, et kui ütleme, kui algab nii öeldes, ütleme kellegi nagu halvustamisega, pilkamisega, eks ole, siis tulevad juba niisugused eiramised, ütleme, ma ei tea, vetsu kinni panek, näiteks lasteaias, eks ole, et keegi pannakse sinna vetsu. Ja siis, kui hakkavad juba järgneva nagu kallale tungid, nii öeldes, ütleme kellegi peksmised, siis vaat see on juba nagu, ütleme süütamised on vaata ennem seda, et nagu see tulejõuga. Ja me ei saa selles mõttes nagu, ütleme see ekstreemsed avaldumise kujud, need, eks ole, tavaliselt me märkame, kui on midagi väga paigast ära. Aga just see peenem valgekraeline, ehk siis kes suudab seda impulsiivsust kontrollida, ükskõik kas ta on mees või naine, võt need on nagu kõige ohtlikumad. Need on nagu varjatud siis. Jaa. Need on jah, sest et ja tavaline, nii meeste kui naiste puhul on see, et nad ihaldavad positsiooni, mis tõstab nende nagu, mis võimaldab esiteks kontrollida inimesi ja tavaliselt ongi, eks ole, raha ja võimu positsioon, need on 2 varianti, mis aitab siis kontrollida. Ja teiseks on just see, et kui me mõtleme näiteks, et ohvrid on alati mingisugused nagu äbarikud, ei tea, siis vastupidiselt, ütleme, ta võtab ette neid, kes hakkavad vastu, kes on grupi liidrid. Sest et tal on vaja oma positsiooni tõsta. Aga seal on kadedus siis sees? No kadeduse puhul on üldse selline väga huvitav, et kadedus, kui sa vaatad niisugune nagu, ta ei ole emotsiooni, eks ole, ta on suhtumine. Aga näiteks kui kadedusest võtta, siis ütleme, kui mina ütlen, et kuule, ma sõidan homme Hawaiile, eks, ja siis sa võid tunda ka nagu kadedust, aga sa tunned seda koos kurbusega, et sina ei saa seda teha. Aga kui nüüd su vastas on näiteks psühhopaat, eks ju, sa lähed räägid talle, et näed, et homme lähen Hawaiile, siis kohe väga lühikese aja jooksul
on sul selge, et tegelikult pole mõtet üldse Hawaiile minna, sellepärast, et mis seal ikka praegu ja vaata, mis toimub maailmas ja mul ühed tuttavad just käisid seal. Või siis tuuakse seda, aga mina lähen pisendama. sinna, aga mina teen seda. Ehk siis ta teeb kõik, et nagu pisendama. Võt see on alati üks ohumärk, et kui te panete tähele, et te lähete nagu ja jagate mingit rõõmusõnumit, ükskõik suuremat või väiksemat. Ja kui natuks aja pärast teil on tunne, et mis see siis ikka nii väga oli, siis parem katkestage suhted selle inimesega. See on ülioluline, sest et nad võtavadki nagu selle ära ja siin ongi, et selle kadeduses, tema hakkab hävitama sind. Samamoodi nagu ka vastuhakkaid, ükskõik kas on mehed või naised. Aga naised teevad seda tunduvalt peenemalt, võt siin ongi see sama asi. Ja muidugi, ütleme, kui on selline töö kas kollektiivis sees näiteks, siis naispsühhopaatide puhul, ta õõnestab kõik selle usalduse ära, inimesed ei räägi oma vahel, ta levitab neid kuulujutte, kui sa lähed küsima, et kuule, mis sa räägid mu kohta, kes see sullest rääkis, Mall rääkis, selge, aga tead, mis Mall veel sinu kohta tegelikult räägib. Saad aru. Ja nüüd ongi see, et see usaldus kaob ära, inimesed ei tee enam koostööd. Ehk siis ütleme niimoodi, et tegelikult taolistel puhkudel tõesti, laske lahti. Issand, aga neid on ju nii palju. Neid on nii palju, jaa. Selle teemaga võtsime, et neid on tohutult. Tegelikult see mõjutab väga palju kogu seda meie toimimist, seda heaolu, kõike seda. Kõike. Et lihtsalt, et toomegi siin natukene valgusesse, et ma just seda saadet ette valmistades natukene uurisin ka internetist, et kas on mingisuguseid väga karme lugusid. Issand, mis ma sealt lugesin, see oli ikka päris õudne, ma ei tahtnud kohe edasigi lugeda, eks ju. Et kui palju on selliseid väga julmi sarimõrvareid näiteks, kusjuures nad töötavad nagu, on toodud välja väga palju nagu paarismeestega, Bonnie ja Clyde või mingi sellise stiilis, eks ju. Ja kusjuures sellisel puhul jääb alati nagu mees on see paha ja tema oli siis see vaesekene. Ja see ilus tüdruk, kes läks kaasa. Ja siin ongi see, et vaata selle sama naispsühhopaadi puhul on see, et nad oskavad väga hoolikat tegelevad tavaliselt oma sotsiaalse kuvandiga. Väga hoolikalt. Ütleme, kui me räägime niisugusest peenemast variandist, siis nad teevad selle. Ja näiteks, kui me võtame naissükseid psühhopaate läbi ajaloo, eks ole, Ohumaal, võtame praegu näiteks sarimõrtsukad, siis tavaliselt nad ongi, eks, nad on mingid hooldajad olnud. Nad on mingid medtööd olnud. Eks siis igaüks valib oma vahendeid vastavalt sellele, kuidas tal siis seda jõudu on, eks ju. Ja läbi selle täiesti julmalt ja saatnud surma, ütleme, on see siis vastsündinud või on need siis niisugused vanemad inimesed või on siis see, eks ole, et ta pakub ennast kellegile koduhooldajaks. Meil on endalgi siin Eestis siuke kodanik, eks ole, ju olnud, kes tõttab appi. Ja naiste puhul võt see sama üks strateegia, mida tavaliselt nemad kasutavad minu arvates tunduvalt rohkem kui mehed, on just see, et kui nüüd ohver on nii-öeldes hädas, siis tema on ju see, kes tõttab kohe appi. Tegelikult mitte, aga ta annab lubadusi. Ja pärast ta laseb, ise, kui ta siis tahab, näiteks vaatavad, taas on kasulik, siis ta laseb kellegi kolmandal siis nii-öeldes tulla aitama, aga ta ise ei tule reaalselt. Ta ei tule kunagi. Ma just vaatasin jah, et näiteks koolides, koolikiusamises, et tüdrukud on julmemad, on erinevaid filme, seriaale, vanglaseriaale, meeste ja naiste vanglast, naiste vanglad on ikka julmad, et kui need seal teevad midagigi, eks ju. Ja siis täiesti üllatavalt sattus mulle ka näppu sellist lugemist, kus natsikoonduslaagrites naised oli tulle. Kurikuulsaid ja eriti julmi valvureid. See on täiesti jube, et mis toimub selle inimese sees, et ta selliseid asju suudab teisele inimesele teha, et kas ta on ise väga katki olnud või mis julmus seal ärkab. Ma annan ise sellel teemal ju tööd loenguid 14 aastat. Ja, sellepärast sa siin oledki. ja sealt lähedki nagu sellesse teemasse sisse ja tegelikult kus ma üldse nagu võib-olla hakkasin selle vastu huvi tundma, oli see, et kui sa loed kehakeelt, eks ju, siis ja kui sa näed, et keegi kedagi nagu mõnitab või tambib nii-öeldes puht füüsiliselt, et ta tunneb mõnu. Ja võt, see ongi niisugune huvitav, et see eristabki, see ongi. Ja nüüd väga sagel küsitakse, et mis me siis teha saame, kas nad saavad seda muuta. Võt, minu küsimus on see, et aga millega te asendate seda sadismi? Sellest saadavat mõnu. Sellepärast, et vaata, kui sa vaatad näiteks selliste isikute, nii naiste kui meeste, siis alati nende naljad on niisugused sarkastilised.
ta tunneb mõnu kellegile irvitamisest, näed, selle läks, näed, kukkus seal, mis ta seal tegi, näed, vaata, mis tal juhtus. Ehk siis see on niisugune pahatahtlik, mille puhul sul tekib nagu küsimus, aga kuidas on nagu võimalik niimoodi. Et ta tahab, et teisel läheks alasti. Ja nad tahavad, et läheb, vaata. Nad tahavad, sest et nad on, kadedad on nad kõik tohutult, eks ju. Aga tal ongi see sama kuvand just, et kui sul läheb hästi, siis ma hakkan sind hävitama. Ja huvitav on see, et nad näiteks, kui sa vaatad nagu kehakeeles, siis näiteks ja üldse, kui sa mõtled näiteks oma tutvusringkonnas, kui sul on olnud kokkupuudet taoliste isikutega, siis nad ei naera kunagi südamest. Ja neid segab see, kui inimesed on rõõmsad nende ümber. Nad tunnevad ennast väga ebamugavalt. Ja siis tavaline ongi see, et ütleme seltskonnas, eks ju, tal on nagu nii vaja olla see number 1 alati, eks ole, kui keegi teine nüüd on tema asemel number 1, siis läheb asi kohe paigast ära tema, siis ta hakkab seal draamasid tegema, siis ta hakkab seal teestlema. Muuseas, naispsühhopaatide puhul üks joon, mis on, eesti keeles on see vist lehviks sabav see väljend. Vaata, need on need, kes igas seltskonnas nii-öelda flirtiv käitumine, vaata naispsühhopaate iseloomustab see flirtiv käitumine, usalduslik suhe, flirtiv käitumine. See on nüüd see, kes on nii-öelda avalikumalt demonstreerib enda sellist olemust. Need ei ole need pisikesed raamatupidajad, kes sul seda 2 senti tahavad saada, et küsimus ei ole mitte selles, et kus sa mulle selle 2 senti ja nad võtaks seda paberit, lihtsalt oleks seda paberit, saad aru, võt see on ka, eks ole, see kaud. Aga võt need, kes on avalikumalt, siis ongi see, et kuidas ma tean, on niisugused nagu nähtamatud reeglid inimühiskonnas, mida lapsed juba lapsena väga varakult hakkavad tajuma. Ehk siis mina ei tule sinu meest üle lööma. Ma ei tule taga flirtima kuskil peol avalikult, eks ju. Aga nemad teevad, võt see on lehviksaba, jah, lehviksabaks nimetatakse. Et teda ei huvita iseenesest mitte see mees, vaid teda huvitab see protsess nagu proovida, et kuidas ta saab kellegi närvidel mängida. Eks see mingi võimuiha? See on, tead, see ei olegi, see tähelepanu vajadus on nendel nagu meeletu, et ja see egomaania, võt naiste puhul ongi, et võib-olla ta ei ole nagu nii avalik, vaata, see on ka nagu siuke, sest ma ütlen alati, et 3 väga suurt ohumärki, et okei, et seal Robert Yeari testis on neid küsimusi tunduvalt rohkem ja neid näitajaid nii edasi, aga kui on nagu koos empaatia 0, nii, pluss egomaania, pluss sadism, kui need 3 tükki on koos, nad on koos, eksisteerivad, mitte niimoodi, eks ole, et nagu 1 või 2 või 3, vaid koos, siis 10 palli skaalal on küsimus ainult, kui haige on haige. Ja võt, miks pärast praegu on ka nagu tohutult palju see nagu võimendunud, on see, et tavaliselt, kui me vaatame, on need siis, ma ei tea, sarimõrtsukad või on need mis iganes psühhopaatiliste joontega inimesed, sest seal on ka ju skisoidne käitumised, maaniad on seal taga, sõltuvushäired tavaliselt alati, seksuaalsed häired, sellised asjad kõik on nendes. Naised muuseas väga edukalt, samamoodi ka mehed, paralleelsuhteid veavad kogu aeg läbi elu, et tal on nüüd, et matustel saavad kokku, 1 pere on siin, 2 pere seal, 3 pere seal, keegi ei teadnudki niimoodi. Ja naised muuseas ka alguses idealiseerivad oma neid ohvreid, vaata, nad oskavad täpselt öelda seda, mis on nagu vaja. Sa oled väga eriline, mehed ka samamoodi, aga naised on selles nagu peenemad, vaata, et nüüd mul läks, mis ma pidin sulle enne rääkima, läks meelest ära. Minul tekkis üks mõte, et sa tõid välja selle, et ta nagu natukene nagu igal matusel nagu kadunekke ja igas pulmas pruudike nii öelda, aga... Ja kui see ei õnnes, et miks nad praegu on avaldunud, vaata, ma lõpetan selle ära. Tead, seal on väga huvitav see, et alati, kui on niisugused ekstreemsed situatsioonid siin elus, sest vaata, nad ei ole kunagi, ei need naised ega mehed ei ole julged. Mitte kunagi, nii. Siis lüüakse meil nagu see teadmatusega, et mis hakkab toimuma. Lüüakse paigast ära meie turvalisuse tunne. Nii. Ja võt sellepärast näiteks, ütleme, kui me võtame üldiselt need psühhopaate, siis eks ole, näiteks
kui nendele oluline isik sureb või näiteks nad kaotavad töökoha või toimub nende elus, ma ei tea, mingisugune äkiline haigestumine. Ja praegu miks see on niivõrd võimendunud, ongi, eks ole, kõigepealt oli COVID, nüüd tuli see sõda, ehk siis see asi on nagu, vaata nagu paigast ära ja nad suudavad vähem kontrollida nagu teadlikumalt oma seda impulsiivsust. Aga kui me võtame, kuidas see haigus areneb, siis ongi, et 45 ja pluss tavaliselt lähevad nii või teisiti psühhiaatrilised haigused üles. Ja kui on ekstreemsed olukorrad tema elus, siis need võivad võimenduda väga järsult. Ma just tahtsingi tuua sellise näite, et hakkasin seda näidet tooma pulmad ja matused, on ju, et hakkab tooma siis välja, et aga mina ja tahab tähelepanu keskkonnaks olla. Aga kas seal on ka mingid sellist asja, et näiteks kui selles seltskonnas räägitakse või keegi räägib mingeid oma negatiivseid selliseid, tõesti kas üleelamisi või kogemusi ja toob välja, kas siis see psühhopaatne isiksus võib ka seal nagu järsku hakata rääkima, et te olete kõik nii negatiivsed ja ma ei taha seda negatiivsust kuulata. Ja see siukene nagu see pseudo, vaata see hämamise taktika, eks ju. Eks siis see ongi sama kuvandi loomine, et mina siin olen nagu jube positiivne, sest vaata, seal ongi näiteks, ütleme, põhimõtteliselt võiks öelda, et seal on nagu 2 poolt. Ühed on siis need, kes on nagu need väga halvad ja teised on siis need, kes seda maailma kogu aeg päästavad. Sest vaata, maailma päästmine on ka kontroll. Ja sellepärast alati tasub nagu mõelda, et kui sa käid, no ma ei tea, kas või mingi nõustaja juures või küsid nõu kuskilt, kes teeb sinust, et sa hakkad temast sõltuma, siis on asi väga kahtlane. Ja seepärast ongi see, eks ole, et miks neid nagu tõmbab ka niisuguste positsioonide poole. Ongi see, eks ole, et kuvand on ju olemas, kui me võtame sarimõrtsukaid läbi aegade, issand, kui paljud nendest on ju, eks ole, kuulunud, aidanud, olnud niisugused ühiskonnaliikmed, tead, et kukub pikali. Nii. Ja tegelikult ta saab lihtsalt ligi paremini ohvritele, keda siis käsutada. Ja tal on see seljatagune nii-öelda tugev, et keegi ei oska temast kuvand on olemas, absoluutselt, jaa. Kusjuures ma vaatasin, et ajaloost tuli veel välja, kui ma siin niimoodi guugeldasin ja uurisin ja läksin teemasse sisse, see on ikka päris lõputu teema, ma ei oleks osanud arvatagi ausalt öeldes. See on väga lai teema. See on väga lai teema. See on väga lai teema, ja seal on näiteks, mis on nendele kõigile näiteks iseloomulik käitumisjoon, on see, et vaata näiteks, kui te kuulate nende jutte, et esiteks nad tavaliselt ei ole võimelised edastama mingit väga konkreetset informatsiooni. Nad jooksevad kokku. Jaa, nad jooksevadki kokku, seda on ka uuritud, see on hästi huvitav. Et lause ehitused, siis on need kordumised, see on niisugune nagu huvitav, aga nad ei ole võimelised nagu loovalt mõtlema. Ta võib virutada teiste ideid ära ideaalselt ja presenteerida enda idee, aga ta ei ole nagu võimeline loovalt mõtlema. Et see on ka niisugune nagu üks selline väga huvitav pool, et vaata, nad alati kopeerivad nende iidoli käitumist. Ükskõik, kas me võtame näiteks koolitulistajad või võtame näiteks kas või ka sarimõrtsukate puhul on ka see hästi sagedane, et tal on mingi iidol ja nüüd ta kopeerib selle käitumist ja naispsühhopaatide puhul on samamoodi. Ja ta võib seda teha siis ka, üks on siis see nii-öelda negatiivne tume pool, aga ta võib seda teha siis ka positiivses pooles, et nii-öelda väga suureks aitajaks muutuda. Ja tal on see tähelepanu vajadus on niivõrd suur, aga siin ongi, et alati, ärme nüüd tõmbasin vett peale kõikidele aitajatele, absoluutselt mitte, vaid lihtsalt küsimus on just selles, et kas ta tahab kontrolli saavutada otseselt selle ohvri üle või mitte. Sest alati, kui keegi püüab kedagi kontrollida, see tähendab seda, et ta ei aktsepteeri tema otsuseid, ta ei lase tal olla tema inimene, nagu ta on, eks ju. Ja igasugune, ma ütleksin, igasugune negatiivne kontroll ja ka positiivne kontroll ja tegelikult on teise vabaduse ja õiguste piiramine. Nii et see on selles mõttes nagu... Aitamisel ja aitamisel on vahe. Oi, väga suur vahe. Päriselt aitad ja töötad inimesega kaasa või tühistad. Just, ehk siis kui ma olen nagu hea aitaja ja siis ma käivitan sinus jõud, mis sinus peituvad. Mitte see, et mina tegin ja, seda. Mitte see, et seal tänu sellele, et mina, eks ju. Et võt seal on jah see vahe, mida me peame. Ja näiteks vaata, mis on nagu naispsühhopaatide puhul väga huvitav, et kui sa kuulad nende meesohvrite lugusid, siis nad on algusest peale kohe nagu sulandunud nende meeste sotsiaalvõrgustikku.
Nii et näiteks isegi, ma mäletan, üks rääkis, kuidas nad olid 2 nädalat tuttavad ja juba ta iseseisvalt see naine, olles isegi nagu tutvumata tema tuttavatega, hakkas neile Facebookis kirjutama ja korraldama üritusi tema sõpradele, keda ta polnud elus isegi näinud. Sest vaata, nad tavaliselt hästi jätavad alguses endas siukse väga siukse karismaatilise sellise, kuna nad on need peenemad tüübid, eks ju. Niukse väga sellise, mina siin tulen, ma siin aitan, oi näed, mul on nii tore mees, kõik seltskonnas vaatavad, näed, vaata, kus tal on nüüd vedanud, näed, kuidas ta oskab ja näed, kuidas ta, ja sellega nagu hämmavad väga-väga hästi ära. Ma lihtsalt tulen tagasi selle, mis ma sealt niimoodi jälle välja otsisin, tuli välja siis erinevaid juhte ja väga kõrgel tasemel juhte, et näiteks Prantsusmaa kuninganna Medici näiteks, et see oli päris huvitav ja siis tuli välja, et Hiinas on olnud ainult üks keisrinna. Ja ka tema oli väga julm ja päris ajast tagasi minnes siis Agrippina noorem, Rooma siis keisrinna, et milliseid tegusid nad tegid tegelikult nagu, kui nende käes oli võim ja raha. Et selline... Katariina teinegi, kui sa võtad. Jah, seda küll, seda lähedal ka. Jah, siin samas, eks ju, ka tema, eks ju. Et samas nad teevad ju ka mingisuguseid selliseid nii-öelda häid asju ja panustanud võib-olla millegi üles ehitamisel, no Katariina ka, jumal, meil on ka triorulossid, värgid siin. Yeah. Aga seal on nagu nii tugevalt olemas see 2 poolt või et ta on nagu nii tugev juht ja karismaatiline juht ja samas on seal taga selline julmus. Tead sa, seal on pigem, ma ütleksin, kui sa lähed nagu süvitsi sisse, ma ei pea silmas praegu nüüd neid ajaloolid, kuigi Katariinat ma olen tõesti seda elulugu lugenud. Aga seal on pigem see, et kui tal on nüüd kõrval niisugused arukad ja nutikad inimesed, kes suudavad teda nagu mõjutada selle koha pealt, et läbi tema ego tõstmise mingisuguseid asju teha. Sest vaata, kõik see suurusullus on ju nendel kõigil sees, eks ju. Aga neil puudub niisugune realistlik teostamise võime ja realistlikud nagu tulevikuplaanid. Realistlikud. Ehk siis ta kihutab sisse mingisuguse sukse ideega, kohe praegu teeme selle ära, aga ta ei mõtle seda, et mis see tegelikult nagu tähendab. Ja nüüd alati ütleme, ta alustab mingi projekti väga suurelt. Ja nad kohe jätavad selle pooleli. Nad jätavad pooleli. Aga nad ei oska siis realistlikult nagu välja vaadata näiteks seda, et kas see on üldse mõistlik projekt, kas see üldse nagu läbi lööb, kas tal jätkub isegi raha, eks ju. Ta lihtsalt kogub tegutse. Ja seal ongi see sama, et ta saab läbi selle tähelepanu, nüüd ma olen siukene, ma siin, eks olen siin meedia, kui me ütleme kaasaegase mõistuse siin, eks ole, plaanis, aga temast ei ole seda vedajat edasi. Ja nüüd ongi, et kui tal nüüd on need niinimetatud käsilased, kes siis võivad olla väga toredad inimesed, kes on sattunud tegelikult ise ohvri rolli, siis need, eks ole, hakkavad seda tegema. Nii, ja vedama igapäevaselt. Ja nüüd tekib ka olukord, et pärast on süüdi need, kes siis teda üritasid aidata. Ja kui neid käsilasi ei ole, siis on olukord süüdi. Ja siis on olukord süüdi, ja. Aga see on jah selles mõttes nagu, neil puudub jah niukene, vaat sellepärast on huvitav jah, et nad ei ole nagu, isegi näiteks kui me võtame neid samu sarimõrtsukaid või, nad kopeerivad jah teiste käitumisi. Mina tegelikult neid ajaloolisi tegelasi välja tuues neid nimesid ja sina lisasid veel Katariina Suure siia juurde, et ma tahtsingi küsida seda, kas see tume naine on alati halb? Ma ei saa ikka öelda, et ta jube hea oleks, kui ma nagu mõtlen ohvritele päris ausalt. Jah. Ma mõtlen nii suures plaanis, nii suures plaanis, et kui nad on teinud ikkagi mingisuguseid suuri tegusid ja samamoodi ka meesterahvad ju täpselt samasuguses rollis olnud, et
nad on teinud midagi suurt ja selle... No mis sai nendest, kes tegelikult seda teostasid tema plaani? Aga iga suur projekt nõuab ohvreid, eks ju, aga et mis hinnaga siis? No see on sama küsimus. Ühesõnaga sellel ei ole õigustust. Kas peaksime sportlast peksma, et ta võidab või mitte, ma arvan, ei peaks. Aga vaata, millega nad seda konksu tekitavad ohvritele, on just see, et alguses, ükskõik kas nad on nüüd meessoost või naissoost ohvrid, alguses ta võtabki selle, et sa oled nagu nii eriline, tekitab sussa tunde, et sina oledki see, ta räägib kõiki asju väga õigesti, alati üks märk muusas on see, et kui keegi midagi väga õigesti räägib, on see siis tööintervjuul või siis esmakootingutel, jookske, ärge võtke tööle, sest et ta on niivõrd osav nende klišeede kasutamiseks. Ma tahtsingi küsida, et mis on need punased lipud, mida panna tähele? See on üks asi alati. Sest miks? Sest vaata, kui ma midagi väga tahan või kui mulle meeldib teine inimene näiteks või ma tahan seda töökohta, mul ärevustase on suur. See tähendab seda, et ma teen vigu, aga ta ei tee. Ta teab, et see toimib ju. Ta on seda ju korduvalt ja korduvalt. Ega sa pole esimene, ta on seda harjutanud ju eluaeg, mis toimib inimeste peal. Nad on muuseas väga sageli nutikamad nendest. Ostavad raamatuid, kuidas mõjutada inimesi ja leida sõpru ja kõiki neid asju. Ja nüüd ongi võt see sama, et sa tunned, eks ole, sul tekib see selline emotsionaalne seotus, miks tekib, eks. Ongi, sa oled nüüd äkki eriliseks muutunud. Ükskõik on ta sul online skämmer või on ta sul siis, eks ole, seal see töökaaslane, kes sulle tuli õlga alla panema. Uued tulijad on tavaliselt kõige paremad ohvrid nendele. Ja nüüd hiljem hakkab pihta see siuke peen kriitika. No ja, ega muidugi jah, oleks ikka ju võinud. Saad aru? Ehk siis, ta ei ole nagu niimoodi, sa oled tume, vastik, paha, nii edasi. Et see ei tule välja kohe. Just, ja nüüd hakkab siis see võrdlemine teistega, mis hakkab seda eneseusku kohe sul kõigutama, eks ju, et no jaa, Mati ju muidugi nagu on tunduvalt parem minust, näed. Mati ju teenib rohkem, näed, vaata, nad said endale selle auto osta. Saad aru, siukene, eks ju. Nii, ehk siis sus tekitakse tunne, et sa ei ole piisav. Nii, ja nüüd siit edasi tulebki, et hakkab su nõrkuste esile toomine ja mängimine, aga me edasi saame minna toetudes tugevustele. Ja nüüd sulle kogu aeg tambitakse pähe, et sa oled selles, seda paha, seda paha, seda paha, seda paha, seda ei oska, seda ei oska, seda ei oska. Millega õõnestatakse kogu su eneseusk ära. Nii, enesehinnangus, ma üldse ei räägi, see on filosoofiline kontseptsioon. Ühesõnaga, sa oled tõesti läbi kukkunud. Just. Ja nüüd sul tekib ka see emotsionaalne ebakindlus, sest et vaata, alguses oli kõik hästi. Ja nüüd on midagi jälle valesti. Ja siis vahepeal on need perioodid, eks ole, kus jälle kõik on hästi. Need on nagu Ameerika mäed. Ja need samad Ameerika mäed tekitavadki selle, miks me oleme nagu sõltuvuses sellest. Seda ära? Et korraga nagu antakse või korraks antakse näpu otsaga midagi just, head just. Ja inimene klammerdub ju hea külge. Just, niimoodi. Ja nüüd, eks ole, tekibki see, et nüüd ma praegu olen paha, ma nüüd punnitan veel rohkem kuidagi moodi, äkki ma saan veel kiitust. Sest ma olen ju korra saanud. Jaa, täpselt. See on nagu Pavlovi refleksi treenimine sisuliselt. On ju. Ja võt see sama tsükkel, see üles-alla, see hoiabki vaata nagu need ohvrid kinni, et sa oled nagu pidevas tõestamise vajaduses. Aga tema lihtsalt mängib sinuga. Ja siis nad on ka veel päris osavad selliste, nagu sa mainisid raamatute lugemist, et nad mitte ei loe ilmselt neid, või ma teen liiga, ma ei tea, ei loe neid raamatuid sellega, et kuidas saada ise paremaks inimeseks, vaid nad otsivad nendest enesabi raamatutest, kuidas mõjutada ja näidata, kui palju ma tean sellest, teisest ja kolmandat. See klišeed on üks, mis on õpitud, mida ta puistab igas seltskonnas, on ta siis naine või on ta siis mees. Ja no neist ütleme ka Facebook on vaata siuke väga hea niukene nagu koht, ehk siis nutikamad ei kasuta seda, aga kes ei ole nagu nii nutikad nii-öelda, siis ta kogu aeg postitab ja iseendast, ainult iseendast. Seda see ei ole nagu turundus, see ei ole nagu, see on see, et minu kuvand niimoodi. Mida mina kõike teen. Mina tegin. Ja muuseas, nad on tavaline, nii meeste kui naiste puhul, nad on väga ebausklikud. Nad on väga ebausklikud, hästi sageli ongi see pseudoteadus, mis on nende jumal. Nii. Ja seda saab jälle nende vastu ära kasutada, kui nagu sul on vaja tööriistasid. Aga põhimõtteliselt, et sealt lõksust välja saab
saab ainult ohver ise otsustada. Aga kas sellist inimest üldse muuta ka siis saab? Ei saa. Ei saa, jah? See ongi põhiline asi, et tavaliselt, kes on ohvrid, ongi empaatia võimelised. Miks ma ütlen no võimelised? Nii nagu nartsissist valib endale väga empaatilise inimese partneriks. Nii, seda on ju lihtne mõjutada, eks ole. Tema peal on lihtne mängida. Tema on ju see, kes sind tuleb aitama ja alati see manipulatsioon on ju kaastunne, süütunne, ohutunne, eks ju. Ohutunde peal pikalt sa ei mängi, nii. Aga küll sa mängid pikalt, hästi pikalt süütunde peal. Sest vaata, see tõmbab maha kõige tugevamad, miks? Sest et ma tunnen ennast süüdi, mitte sellepärast, mis juhtus minuga, vaid sellepärast, mida ma võisin oma tegemise või tegemata jätmisega tekitada teistele, minule oluliste inimeste jaoks. Kuigi see ei ole fakt. See ei ole absoluutselt, see ei olegi fakt, sest me ei saa kedagi, sa ei saa kedagi ka, ütleme, aidata, kui inimene ennast ise ei aita, eks ju. Et see ei ole võimalik, see lihtsalt ei ole võimalik. Aga seal peab olema tahe ja võt ohvri jaoks, et sealt välja tulla on ikkagi, tema peab tõmbama selle piiri ja tema peab astuma. Et muidu sul peavad olla kõik maailma väetsu selja taga, aga kui sa ise käsitled ennast ohvrina ja seal ongi see peen pool, ongi see, et näiteks kui me võtame naispsühhopaatide puhul, eks ju, et siis hakkab see pihta, et oi, tead, tegelikult ikka kõik meil oli ikka väga hästi, kui sa tahad tast lahku minna mehena näiteks, eks ju. Aga näed sa, jah, mul on ikka kahju, et nagu niimoodi läks, eks ju. Ja sellega ta tõmbab nagu uuesti sellesse või see, et mis siis lastest saab. Ja ega see, ütleme, meestest üle 33% oli statistiliselt, on kogenud muuseas samamoodi füüsilist vägivalda. Rääkimata emotsionaalsest vägivallast. Kui ma õieti mäletan, mul raamatus on need statistikad ka olemas, ligi 44% on need, kes naised alati hakkavad jälitama, kaudselt mõjutama, on ta siis läbi laste näiteks, eks ju. Siis nad hakkavad, eks ole, nende järgmiste next abikaasadega nii-öelda suhtlema. Või siis läbi, ütleme, mehe vanemate seda situatsiooni solkima ja nii edasi. Et seal on, see on tegelikult see on nagu uskumatu. Võrgustik lausa. Naised ongi, vaata, nad suudavad nagu kriisisituatsioonides, nii nimetatud nende jaoks kriisisituatsioonides, suudavad siis nagu rahulikult seda sotsiaalset võrgustikku mobiliseerida. Võt see erinebki. Mees ei lähe nagu, et tuleb mulle appi, eks ju, aga naine läheb, vaata, selle peale välja. Aga kuidas me saaksime ennast selliste ma ütleks siis ikkagi väga tugevalt manipuleerivate inimeste eest, kuidas me saame nende eest kaitsta? Intuitsioon. Tead, mina ütlen küll, kui sul on empaatiavõime, siis vaata, kui sa nagu mõtled, näis, kui sinu elus, ütleme, kui sa kohanud sellised inimesi, siis mõtle, kui sa esimest korda teda nägid. Et see esimene impulss, jah? Esimene impulss, sest keha reageerib esimesena, vaata. See keha reaktsioon on see 0,22, 0,15 sekundit. Ja sa tajud, et midagi on valesti. Ja mis sa tajud, et on valesti? Sellepärast, et sõnad tulevad ennem kui keha. Sa tajud seda, et see hääletoon ei lähe kokku nende sõnadega näiteks. Žestid ei lähe kokku, käitumine ei lähe kokku sõnadega. Mingi error on sees. Aga ohver saabki ju, millega tõmmatakse teda konksu otsa, et tal on ju vaja siin elus midagi, eks ju. On see siis näiteks teise inimese olemasolu tema elus, eks ju. Nii, on tal siis, ma ei tea, et turvaline ja turvalisustunne, eks ole, läheduse vajadus, turvavajadus, need on põhilised vajadused, mis meil on, eks ju. Ja nüüd, eks ole, tema nii öeldes saabki siin konksu otsa sellest, et sul on seda vaja siin elus. Sul on vaja seda. Ja sa hakkad uskuma seda, mida sa tajud, selle asemel, mida sa tajud, hakkad sa uskuma seda, mida... Fookus läheb vajaduse peale ja see tunnetus reaalselt kaob ära. Ja seal tekibki tavaline taktika, mis taolised tüübid ju kasutavad. On nad siis seal internetis või on ta siis nagu reaalses elus kohtingutel. On see, et kiirus. Nii, hästi ruttu luuakse jube intensiivne suhtlus. Hästi kiiresti. See on müügistrateegia natukene. Ja see ongi müügistrateegia. Ja kohe minnakse kohe meie peale üle. Nii, hakatakse looma kohe ühist tulevikku.
ja nüüd ongi seksuaalselt see heaolu tunne, mis nad tekitavad, see on nagu armumine on ka alati, ta on nagu sõltuvushäire, et kuna see kehakeele armastuse flirdis, kui ma kirjutasin, siis ma selles psühholoogiasse läksin, see ongi armumistunne on sõltuvushäire sul, no analoogne. Ehk siis, eks ole, sa tajud seda, see on niivõrd hea tunne, nii tegelikult, kus see tekib sinu peas ju, vabandage väga, see tekib sinu peas, see aju ju juhib seda kõike. See kujutlus ja nüüd tema loob seda kujutlust ja kui ta ka ei loo, siis sa, eks ole, hakkad teda nii-öelda seda nägema sellise versioonina, nagu sa tahad ja mahutama teda sinna kujutlusse sisse. Ühesõnaga, sa näed seda, mida sa näha tahad. Just, ja kui sulle veel osavalt seda alguses presenteeritakse, võt see ongi see, millega nad võtavad nagu teevad su pimedaks. Ja absoluutselt, sest et sa polegi sihukest asja ennem näinud, eks ju. No eks me oskamegi kogeda seda või näha seda, mida me oleme elus kogenud ja kuna meil endal seda ei ole, siis me ei oska ju seda näha ka. Siis me oleks ise psühhopaadid. Absoluutselt. Ja sellepärast see, ütleme, nende käitumine naiste puhul, minu arvates seal on nagu 2 varianti. Üks on see, ja ka meeste puhul, et üks variant on see, et ta on nagu külm kivi kõva. Saad aru, et ta on nagu niivõrd rahulik, aga selle rahuga ta nagu kontrollib seda situatsiooni. Ja teine on see, et ta on nagu millegipärast juba närviline. Aga siis sa juba oskad seal mõelda mingeid põhjuseid, mida ta võib sulle ise väga hästi anda, et tal on juhtunud need ja need ja need ja need hullud asjad siin elus. Ja nüüd, eks ju, keegi pole teda mõistnud ja nüüd, eks ole, tema on see, kes tuleb seda kätt ulatama ometigi. Et siukene... Väga keeruline seltskond. On. Jah, et seal päris nagu ühe puuga ei saa panna, vaata, seepärast ongi, et kuidas ma ütlen, et minutus on nagu väga vale, kui praegu nagu võetakse, näed, nartsis sisse polegi midagi hullu. Nad on väga julmad. Nad täpselt samamoodi. Ja nüüd, kui me arvame, eks ole, et see psühhopaat on hullem, küsimus on ainult selles, et ta on juba järgmisesse staadiumisse jõudnud, kogu lugu. Ja see, need tagajärjed, jah, kahjuks ongi, et see sama segadus ja see, et meid pannakse ennast tundma süüdi, nagu me ise oleksimegi selle situatsiooni tekitanud. Vaat see on see, mis tegelikult võib saata ohvrit läbi terve elu. Sest et nendel hetkedel me teeme otsuse, et ma ei olegi tõesti väärt seda teist ja kolmandat, sest ma ju ise olen selles süüdi. Aga siin võtke alati. See on tema elu, siin on sinu elu. See on tema elu, see on siin. Sa tuleb õpetada, me saame aju ümber õpetada, vaata. Ka neid samu neurofüsioloogilisi reaktsioone. Et see võtab aega, aga see on võimalik. Aga seda peab tegema ajule usutavalt. Vaata. Aga kõige olulisem on vaja, aga see on võimalik. Neuroteadus näitab seda nii, et säilitame optimismi, aga seal on vaja tõmmata nagu sirge joon, sest vaata, küsimus ongi selles, ega ta ei jäta sind rahule, nii. Ja nüüd iga kord, kui sa temaga suhtled, vallandub sul terve suur neuronite võrgustik koheselt. Limbiline süsteem võtab üle, sest et vaata, seal on olnud nii palju seda, nii, aga seal on üks trikk, väga lihtne, mida me saame kasutada alati. Niipea, kui sa hakkad unistama, või vaatad kas või kõrvalt, et päris huvitav, näed, niimoodi reageerisin. Sa viid seda teise ajupiirkonda, prefrontaalsesse. Aga kas siis siin võib olla ka see, et mõnikord öeldakse, et ära kaota usku ja lootust, et aga siin tuleks kaotada usk ja lootus? Jaa, kindlasti. Ja see on ainukene võimalus ja kui sa saad aru, vaata, miks ma kannan neid loenguid ja miks ma selle raamatu kirjutasin. Kui sa saad aru, et see inimene on isiksuse häire, potentsiaalselt ta võiks olla arvel, näiteks Paldiski maanteel, ütleme niimoodi. Nii. Siis sa ei vaata teda niimoodi. Sest et ega nende elu on suhteliselt keeruline. Nad tavaliselt, nad ise tõmbavad ennast sinna rattasse, nad lähevad niivõrd jultunuks, nad lõpetavad alati üksikuna, alati. Sest et nad lihtsalt peksavad kõik minema sealt. Nad ei ole võimelised, nagu Robert Jär väga ilusasti ütles ühes oma raamatus, kui tema satub üksikule saarele, siis temasugune seal ellu ei jää üksinda. Kuigi elu on näidanud ka seda ajaloost jälle vaadanud ja natuke lugenud, et nad siiski leiavad enda kõrvale järjest uusi ohvreid. Nii et nad ei pruugi alati lõpetada üksikuna. Jah, aga kindlasti see ka muuseas üks märk, et kui inimesel ei ole sõpru üldse, sul ei pea olema 100 sõpra, vaid lihtsalt lähedasi sõpru. Võt, see on üks märk, et asi on kahtlane. Või ta presenteerib, et tal on sõbrad? Jaa, seda muidugi.
Oh jah, Ülli, me räägiks sellest lõputult. Ja, see on väga huvitav teema. Ja absoluutselt, et aitäh, et sa selle teema meile siia tõid ja tõesti, kellel on huvi, saab juurde lugeda, aga oluline on see, et me ei annaks oma energiat neile, et me suudaksime selle enda energiat säästa, selle energia nende jaoks kinni panna, sest nad röövivad meie elust meie energiat, nad toetuvad ja elavad ja hingavad meie energia peal ja nad röövivad ka meie aega. Jah, ja tead, võib-olla seal on, kuna ma olen ise ka ikka päris mitmeid siin elus kohanud ja nad on mind väga palju kahjustada suutnud. Aga kõige tähtsam on minna edasi ja vaata iga kord ka oma klientide käest ma küsin, et kuule, et kui ma annan sul praegu valge paberi ja lasen sul kirjutada siia avalduse, et mina see ja see kingin kodanikule psühhopaat enda elust nii ja nii palju aastaid kohe praegu ära. Et kas sa oleksid sellega nõus? Siis inimesed tavaliselt ütlevad ei, aga sa kingid igapäevaselt, mida rohkem sa mõtled nendest. Aga see mõte on tõesti see, mida sa saad kontrollida. Vii fookus mujale. Iseendale. Muidugi. Iseendale, oma tegemistele ja tooks siia lõppu välja selle intuitsiooni, et kui sa vähegi tunned ära, siis mõtle korraks selle peale, et äkki seal on, kus suitsu seal tuld? Ja, nii see on. Aitäh, Ülli, et sa tulid. Aitäh ja aitäh, hea kuulaja, et sa meiega olid ja seda teemat siin vastu võtsid. Ma väga loodan, et sellest oli natukenegi sulle abi, et edasi mõelda ja ennast hoida ja armastada. Aitäh!